tere, head vormelihuvilised, kes seda saadet kuulavad. Möödunud Belgia Grand Prix tähistab nüüd suvekuude keskpunkti ning üks märksõna, mis mulle jäi sellest nädalavahetusest kõlama, mitte ainult Vormel 1-st, vaid ka juuniorisarjadest, oli penaltid. Seega, heidame pilgu sellele, mis siis tollel nädalavahetusel juhtus. Mina olen endiselt Oskar ning täna saates Spa on küll kõige pikem rada praeguses Vormel 1 kalendris, aga millised on olnud pikimad rajad Vormel 1 ajaloos? Lisaks siis vaatame üle Belgia Grand Prix sündmused, sealhulgas Vormel 2 ja Vormel 3 sarjas ning lõpetuseks, nagu ikka, eelvaadet tulevasele etapile, milleks seekord on Ungari GP. Alustuseks uurime siis, millised ongi Vormel 1 ajaloo kõige pikemad rajad olnud. See Spa ringrada, kus siis äsja korraldati Belgia Grand Prix, on Vormel 1 kalendris praeguses kõige pikem rada. See on siis 7 kilomeetrit pikk ning 4 meetrit peale. Aga nii-öelda ajaloolises järjestuses oleks 13. kohal ehk 12, ma leidsin vähemalt 12 rada, mis on korraldanud Vormel 1 etappe ning on sellest praegusest Spast pikemad. Ehk siis pikkused 12. koht on Bremgarten, see oli siis Šveitsis Vormel 1 rada, mis siis korraldas etappe aastatel 1950–54, kuni siis selle kurikuulsa Le Mansi avariini aastal 1955, mille tulemusena motosport üldse Šveitsis keelustati. See keeld tühistati alles vähem kui 10 aastat tagasi ja sedagi ainult elektriautodele. Seega sisepõlemismootoritega motosport on endiselt Šveitsis illegaalne. Aga igatahes siis see kunagine Šveitsi rada oli 7,2 kilomeetrit pikk ehk 200 meetrit pikem kui praegune Spa. 11. koht on Portugalis, Porto linnas, seal oli siis selline tänavarada nagu Boa Vista, mis siis korraldas aastatel 1958 ja 1960 Vormel 1 etappe. Selle pikkus on siis 7,4 kilomeetrit. Aga esikümnes, nii-öelda esimene rada on Marokos, selleks on, vabandust, kui ma nüüd valesti hääldan, Ain Diab. See siis korraldas ainult ühe etapi Vormel 1 ajaloos, pikkus nüüd 7,6 kilomeetrit pikk, aga siis see on ikkagi selles mõttes tuntud etapp, sest see määras, või tähendab, see otsustas tiitli aastal 1958, mille siis võitis Mike Hawthorne. 9. koht, üllatav, mõnele puhul võib-olla see üllatav, aga Interlagos, mis tänapäevalgi korraldab Brasiilia Grand Prix. Et see on nagu üsnagi sarnane sellele, mis tänapäeval on, aga lihtsalt selles justkui sisehoovis nii-öelda, mis on tänapäeval see teine sektor, oli palju pikem nii-öelda. Et justkui seal sisehoovis oli palju rohkem neid kurve ja siis sealt tulebki see pikkus, mis on umbes 4 kilomeetrit, 3 kilomeetrit rohkem kui praegu. Ehk ligi 8 kilomeetrit on selle pikkus, täpsemalt öeldes 7,96. Et sellisel rajakonfiguratsiooni sõideti kuni 70ndate lõpuni ja siis sealt edasi ongi selline enam-vähem see tänapäevane versioon olnud. Aga igatahes siis 8. kohal on Prantsuse rada Charade, vabandust, kui ma nüüd valesti jälle hääldasin, mis siis korraldas 60-ndatest 70-ndateni 4 korda Prantsuse GP-d. Ja see oli nagu sõitjate seas hästi tuntud rada, sest see oli selline hästi kurviline ja selles mõttes päris suur väljakutse. Ent selle pikkus oli 8 kilomeetrit, täpselt öeldes 8,05. 7. kohal on arvatavasti üks kõige veidramaid radu Vormel 1 ajaloos ja selleks on Avus, ongi lihtsalt nagu AVUS. Ja see ongi lihtsalt sõna otseses mõttes maantee Berliinis, mis siis korraldas aastal 1959 Saksamaa Grand Prix. Et põhimõtteliselt
see ongi selline, et sõidad 4 kilomeetrit mööda maanteed, pöörad 180 kraadi, sõidad veel 4 kilomeetrit mööda maanteed ja siis sul on selline meeletu kurv nagu, mis on siis tellistest tehtud ja seda on nagu ülisuur kalle nii-öelda. Et lihtsalt võrdluseks, sellel hooajal siis nii-öelda kõige suurem kalle kurvis on Hollandis Zandvoorti rajal, ütleme selline 18-19 kraadi, ja aga see, mis seal avusel oli 43 kraadi. Ehk 2 korda, rohkem kui 2 korda järsem kui see, mis on nagu praegu see kõige suurem kalle nii-öelda. Et see on nagu väga kurikuulus ja hull kurv, võib öelda. Et selle raja pikkus on 8,3 kilomeetrit, aga kusjuures enne teist maailmasõda oli see isegi 20 kilomeetrit pikk. Jep. Ja kusjuures see on see 1959. aasta etapp, mis see korraldati, oli omakorda päris veider, sest seda sõideti justkui nagu 2 osana nii-öelda. Ja põhiseks oli siis see, et rehvide kulumise üle tunti muret. Seega, mis tehti, oli see, et sõit jagati 8 nii-öelda, sõideti esimene osa ära ja siis sõideti hiljem see teine osa. Ja siis need ajad justkui liideti kokku nii-öelda. Ja siis võitjaks osutus siis see sõitja, kes nende mõlema, kellel siis mõlema sõidupoole ajaliitmisel oli nagu kõige väiksem summa nii-öelda. Ehk mida see tähendas, oli see, et sa võisid seda teist osa esimesena lõpetada, aga see ei tähendanud, et sa oled selle sõidu võitnud. Et see oli tõesti kummaline ringrada Saksamaal ja korraldaski ainult 1 aastal. Igatahes 6. kohal siis on selline Prantsuse rada nagu Reims, mis siis kus see oligi ka vormel 1 esimesel hooajal kalendris aastal 1950 ning siis see korraldaski etappe 60ndate keskpaigani kokku 11 korda ning see on ka nagu avus selline üsna lihtne rada, aga vähemalt see ei ole lihtsalt nagu mööda maanteed pöörad ümber ja siis pöörad korraks uuesti ümber ja kõik, vaid sellel oli 5 kurvi. Et jah, mis on küll ikkagi vähe, ja siis see tähendas seda, et sirged olid sellel rajal hästi pikad ning seetõttu oligi see rada tuntud nagu justkui nende sirgete peal võitluste poolest nii-öelda, et sõidad põhimõtteliselt kellegi tagant ja siis sul on nagu väiksem õhutakistus ja siis sa saad nagu sedasi kellestki ette sõita, eks ole. Jep, see oli siis 8,35 kilomeetrit pikk täpselt öeldes. Et kõigest paar meetrit pikem on 5. kohal tänapäevalgi väga tuntud rada Sebring. Sebring siis tänapäeval korraldab seda kuulsat 12 tunni sõitu, aga siis see korraldas ka kusjuures esimese USA Grand Prix vormel 1 sarjas, sedagi aga ainult 1 korra, see oli siis aastal 1959. Just tollel etapil siis Jack Brabham lükkaski oma auto üle finišijoone, sest ta oli kütus otsa saanud, aga tahtis ikkagi tiitlit saada ning see õnnestuski. Ja sellel samal etapil oli kusjuures ka üks teine lugu, mida võib-olla nii hästi ei tunta, aga see on see, et üks mees suutis salaja nagu rada lõigata nii palju, et teenis kvalifikatsioonis 6 sekundit sellega ja tänu sellele sai esiread startida. Ning jah, Ferrari nagu protestis seda, aga ta suutis ikkagi nagu seda oma sohiga teenitud stardipositsiooni säilitada. Aga sõidus nii hästi ei läinud. Ent igatahes see on ka 8,35 kilomeetrit pikk, lihtsalt paar meetrit pikem sellest Reimsi rajast. Ja siis tänapäeval see Sebring on nüüd kindlasti natukene lühem ka nii-öelda, aga nagu üldkujum võttes on üsna sarnane sellele, mis oli aastal 1959. 4. kohal mõne jaoks jällegi üllatus Monza. Monza tegi siis 4 korral, ehk siis 50ndate keskpaigast 60ndate alguseni sellist huvitavat asja, et sõideti sellel samal Monza rajal nagu tänapäevalgi, lihtsalt ilma šikaanideta, aga lisaks sellele
oli ringijooksul ka ovaalrada. Ja põhimõtteliselt sõitsid selle tavaringi ära, läksid ovaalile, tegid selle ovaalringi ära ja siis see oligi nagu üks 10 kilomeetri pikkune ring. Seda peeti väga ohtlikuks ja kindlasti ka oli, mistõttu siis tihti Briti tiimid protestisid seda ja siis nagu ei läinudki lihtsalt sinna sõitma. 3. kohal on jällegi Spa ringrada Belgias. Nüüd tekib küsimus, kuidas saab olla Spa 3. ja 13. samaaegselt? Põhjus on siis selles, et kuni aastani 1970 sõitis vorm 1 Spa nagu justkui pikemal variandil nii-öelda, mis oli 14 kilomeetrit pikk. Aga siis see oli samuti väga ohtlik rada, mistõttu siis sõitjad tihti protestisid seda sõitu ning lõpuks viis ka selle nii-öelda raja rekonfigureerimiseni, ehk siis 70. aastal lahkus vorm 1 sarjast ja tagasi tuli aastal 1983, millal see rada võttis enam-vähem tänapäevase kuju, et vahepeal on nagu üksikuid asju muudetud, aga nagu üldplaanis on see, mis tänapäeval on tekkinud 80-ndatel. Aga jah, see nii-öelda esialgne versioon oli 14 kilomeetrit pikk. Teisel kohal paljude jaoks kindlasti üllataval kombel on Nürburgring. See on, jah, tegemist on selle kurikuulsa rohelise põrguga ehk Nordschleifega, aga tõesti, Nürburgring Nordschleife ei ole vorm 1 ajaloo kõige pikem rada. Et jah, see on küll nii-öelda see, millel sõideti kuni aastani 1976, mille siis oli Niki Laudal see kuulus avarii, pärast mida siis loodi see lühem Grand Prix raja variant nii-öelda, kus sõideti kuni umbes aastani 2013 ning siis ühe korra veel lisaks aastal 2020. Ent see kõige pikemas variandis oli see 22,8 kilomeetrit pikk. Ent tõesti, see ei ole vorm 1 ajaloo kõige pikem rada, selleks on hoopis Itaalias Pescara. See oli rada, mis korraldas ainult ühe vorm 1 etapi ja see oli aastal 1957. See 25,8 kilomeetri pikkune rada oligi jah, lihtsalt Pescara avalikel teedel nii-öelda. Ja siis oligi sedasi, et selline pool rajast oli selline hästi kurviline ja aeglane ja siis ülejäänud pool oli lihtsalt nagu 2 sirget, mida siis lahutas üks 90-kraadine kurv. Ehk jah, on palju roolikeeramist ja siis on ka palju lihtsalt jalg gaasipedaali all hoidmist. Seega Pescara on vorm 1 ajaloo kõige pikem rada, mitte Nürburgring. Läheme nüüd siis tagasi selle hooaja kõige pikema raja juurde ja räägime Belgia Grand Prix sündmustest. Esialgu siis uuendused, mida tiimid tõid selleks etapiks. Kõige rohkem uuendasid oma autosid Haas ja Racing Bulls, mõlemad tõid siis 4 uuendust. Racing Bullsi poolel oli kusjuures üks selline huvitav lugu, et ühte uuendust oli ainult 1 tükk, ehk seda ei saanud nagu mõlemale autole paigaldada. Seega, mida tehti, et otsustada, kumb selle saab, oli see, et Silverstone'is ehk Briti Grand Prix'l kumb sõitja tegi kvalifikatsioonis parema tulemuse, saab selle uuenduse omale. Ja siis Lindbladil läkski kvalifikatsioon paremaks, ta edastas Lawsonit ning tänu sellele anti uuendus hoopis temale. Aga siis 3 uuendust tõid Mercedes ja Williams, 2 tükki Audi ja McLaren, 1 tõid Alpine, Cadillac ja Red Bull. Verstappeni kusjuures siis mindi tagasi sellise normaalse tagatiiva juurde, mitte selle ümberpöörava juurde, sest Verstappenil jah oligi viimasel 2 vormi nädalavahetusel tagatiivaga seoses juhtumeid olnud. Ja siis ühtegi uuendust ei toonud 2 tiimi. Nendeks olid Ferrari ja Aston Martin. Aston Martin loodab, et
saab Ungari etapiks tuua oma autole selliseid suuremaid uuendusi, et olla jah, natukene konkurentsivõimelisem kui sellel nädalal, nagu me nägime. Ja siis on ka väidetavalt Hollandis tuleb neile uuendatud Honda mootor. Ma nüüd selles osas ausalt öeldes ootusi ikkagi väga kõrgeks ei seaks, et ma väga ei oota, et nad nüüd järsku punkte teenima hakkaksid või midagi, või isegi seda, et nad Cadillaciga konkureerima hakkavad. Et no selles mõttes ma nagu ütleks, et ärge veel seadke ootusi väga kõrgeks selles osas. Aga kunagi ei tea, äkki hakkabki järsku punkte teenima. Eks näis. Ent juba enne sõitu anti teada ka, et Lando Norris saab 10 kohta karistada. Põhiseks oli siis see, et ta oli ületanud teatud mootorikomponendil selle piirarvu nii-öelda. Nimelt siis vormel 1 on sedasi, et iga sõitja saab kasutada mingeid mootorikomponente teatud hulga nii-öelda, ja siis kui kasutab midagi rohkem, siis saad mingi kohakaristuse kvalifikatsioonis. Et Norrise puhul oli siis 10 kohta. Hiljem siis selgus ka, et Lance Stroll saab 10 kohta karistada, nagu ka Carlos Sainz. Isaac Hadjar ja Fernando Alonso tegid rohkem komponentide muudatusi, mistõttu olid nemad üldse sunnitud sõitjate rivi tagant alustama. Aga lähme siis nüüd esimese vabateeningu juurde. Kiire mees oli Max Verstappen, Hamilton oli teine, Leclerc 3, samal ajal siis Mercedese mehed olid kõigest 6. ja 8. kohal, et ei näidanud kohe nii väga kiirust. Mõne jaoks võib-olla oli võõras nimi seal sõitjate rivis vahepeal ka, selleks oli Jack Crawford, kes sõitis Alonso asemel seda esimest vabateeningut, et Aston Martin jälle kasutab seda nii-öelda kohustust lasta juuniorisõitjatel sõita nendes vabateeningutes nii-öelda. Ma arvan, et Alonsol on nüüd juba piisavalt sõidetud, et nagu tema ei pea enam juuniorit oma autosse laskma, aga Lance Stroll vist peab ühe korra veel. Ja siis vabateeningu lõpus oli natuke probleemne olukord Oscar Piastril. Temal siis oli seoses hüdraulikaga mingi probleem, mistõttu oli ta sunnitud korraks rajale peatuma, aga siis pärast öeldi talle, et no okei, sa võid tegelikult boksi sõita, aga lihtsalt väga ettevaatlikult. Ning teise vabateeningu alguses tegelikult ta jäigi garaaži natukene kauemaks ka, et ta ei saanud kohe välja sõita, et oligi vist hüdraulika leke jällegi, aga muidu sai ikkagi tagasi rajale. Teises vabateeningus muidu oli siis kiire mees hoopis Andrea Kimi Antonelli, temast tuli tagasi tippu. Norris saavutas teise koha oma selle uuendatud, või tähendab nagu vahetatud komponentega mootoriga, ning 3. oli Verstappen. Vahepeal tulid teises vabateeningus, kus punased lipud 2 korda välja. Ühe korra oli see, et kruus oli rajale sattunud, ehk siis keegi paneb oma rattad justkui sinna kruusa peale niimoodi ja siis see puistab seda raja peale laiali, mistõttu siis ongi seal rajal vähem haadavust. Ning jah, lihtsalt turvalisuse huvides pandi vahepeal punane lipp välja, et seda ära koristada. Teine, selline natukene dramaatilisem olukord oli hoopis Pierre Gaslil, kes siis tegi vahepeal avarii. Ehk siis, mis tal juhtus, oli see, et ühest kurvist väljudes auto läks ülejuhitavaks ehk nagu saba hakkas libisema nii-öelda. Läks seda korrigeerima ja siis sattus sedasi kruusa peale ning ta lihtsalt nagu tabas seina seal raja ääres üsna õnnetult, mis nagu justkui oma auto tagaosaga nii-öelda või midagi sellist, mis viiski ta justkui sellisesse päris dramaatilisesse spinni, mis siis korralikult autot kahjustas ka. Ning sellega oli tema vabateening läbi ning Alpiini tiimil oli kõvasti tööd enne laupäeva. 3. vabateeningul oli jällegi kiire mees Antonelli
ning no tegelikult see esikolmik oli sama, mis teise vabatehniku puhul, Antonelli, Norris, Verstappen. Dramaatilisem olukord oli Lewis Hamiltonil, kes tegi Pierre Gaslyle väga sarnase avarii, et nagu täpselt samas kurvis, sama olukord, et läheb auto ülejuhitavaks kruusa peale ja siis puudutab kergelt seina nii-öelda. Aga noh, temal siis nagu seekord nii dramaatilist spinni ei olnud, aga nagu auto oli ikkagi kahjustada saanud, mistõttu pidi ta raja ääres peatuma ning Ferrari mehaanikutel oli enne kvalifikatsiooni üsna kõvasti tööd. Aga vaatame siis üle jõudude vahekorra, mille ma moodustaksin lihtsalt vabatehnikute aegade põhjal. Mercedes jällegi tundus olevat see kiireim tiim. Teise koha võitluses oleksid McLaren ja Red Bull nagu üsna tihedalt koos, aga Mercedesest selline paar kümnendikku aeglasem. Sellest kahest paar kümnendikku omakorda tagapool oleks Ferrari, et no kiiruselt 4. tiim. Et see oli siis nii-öelda liidide punt, keskvälja või tähendab ülejäänud maailma parima tiimi ehituses olid 3 tiimi. Ja kui lihtsalt vabatehnikute aegu vaadata, siis Audi oli kiiruselt 5, Alpine 6 ja Racing Bulls 7. Aga mulle justkui tundus, et Racing Bulls oli oma kiiruse osas järjepidevam nii-öelda, mistõttu ma paneks ikkagi Racing Bullsi nii-öelda paremuselt 5. tiimiks, Audi 6. ja Alpine'i 7. Neist omakorda natukene maad tagapool oli Haas, nagu polnud just väga nendega konkurentsis. Williams oli selline paremuselt 9. tiim, Haasist paar kümnendikku maas, ning siis juba oma nendes kategooriates on justkui Cadillac, noh õnneks vähem kui sekund maas sellest Williamsist, aga Aston Martin, seal ei olnud just üldse tore lugu. Nimelt siis Mercedesest 4,2 sekundit aeglasem, Cadillacist 1,5 sekundit aeglasem. Et nagu see oli jah, üsna lootusetult kehv olukord ning asi ongi lihtsalt selles mootoris, et lihtsalt ei ole seda kiirust sirgete peal. Vot nii, aga lähme siis nüüd kvalifikatsiooni juurde. Esimese vooru kiirem mees oli Lando Norris, välja langesid siis 6 meest, nagu ikka. Albon saavutas 17. koha, jäädes alla Beermanile kõigest 7000 sekundiga, aga siis juba edasi ei olnud nagu nii napid väljalangemised enam, et olid üsna kaugel juba. 18. koht Esteban Ocon 0,7 sekundit tagapool oma tiimikaaslasest. Et see oli jah, väga palju, eriti arvestades seda, et see on nagu sinuga samas tiimis sõita, eks ole. Aga siis põhjuseks oli see, et Oconi auto mingil põhjusel oli sirgetel väga aeglane, et kaotaski pidevalt palju aega seal ning seetõttu oligi see jah, nagu tema jaoks keeruline nädalavahetus ei saanud lihtsalt konkurentsis olla. Ning siis tulidki jah, Cadillaci ja Aston Martini mehed, Bottas 19, Perez 20, Alonso 21 ja Lance Stroll 22. Kus siis need Aston Martini mehed olid selline umbes 3 sekundi kaugusel edasipääsemisest ning 2 sekundi kaugusel Cadillaci meestest. Teises voorus oli kiirem mees Andrea Kimi Antonelli, välja langesid jällegi 6 meest, 10. koht, 11. Liam Lawson, 0,04 sekundit taga, siis oli 12. Pierre Gasly, 13. tema tiimikaaslane Franco Colapinto ning seejärel Nico Hülkenberg, Carlos Sainz ja Oliver Beerman. See tähendas siis seda, et kes sinna 3. vooru pääsesid, olid Mercedese mehed, Ferrari mehed, McLareni mehed, Red Bulli mehed nagu ikka ning lisaks Arvid Lindblad ja Gabriel Bortoleto oma Audiga. 3. vooru algus kusjuures lükati natukene edasi, sest Nico Hülkenberg vahepeal oli siis kohe peale seda teise vooru lõppu
sunnitud raja peal peatuma, sest tema autol oli hüdraulikaleke. Vot nii. Aga siis kolmandas voorus läks asi üsna põnevaks, aga ikkagi Antonelli domineeris seda sessiooni. Tema siis võttis kvalifikatsiooni võidu 0,3 sekundit lähima konkurendi ees ja selleks lähimaks konkurendiks osutus Max Verstappen. See on siis minu teada Verstappeni teine nii-öelda esirea start sel aastal, aga ta kusjuures sai abi oma tiimikaaslaselt Isaac Hadjarit, et seal tagasirgel või nagu sellel pikal teesgaasilõigul, mis on enne viimast šikaani, Hadjar sõitiski lihtsalt Verstappeni ees, et Verstappenil oleks väiksem õhutakistus ja siis nagu saaks edasi kiiremini sirgete sõita. Et esimesel korral nagu oli jah, natukene kaugel nii-öelda, aga teisel korral oli justkui nagu suurepäraselt ajastatud, sest Verstappen sai nagu Hadjarile päris lähedale nii-öelda, et oligi kohe tema taga. Aga nagu minu meelest Hadjar ikkagi ei takistanud nagu õnneks Verstappenit. Et jah, tänu sellele Verstappen oli teine. Lando Norris tuli kolmandaks kvalifikatsioonis, aga siis tal oli 10-kohane karistus, mistõttu ta tegelikult alustas 13. Seejärel George Russell alles 4. Temagi siis kurtis, et kiirust sirgetel lihtsalt ei ole. Tema oli siis pool sekundit Antonellist maas. Leclerc oli 5. Hamilton oli 6. ning seejärel tuli Oscar Piastri. Temalgi samuti ei olnud tiimikaaslasega võrreldes üldse hea sessioon ning seejärel tulid Arvid Lindberg 8. kohal, Gabriel Bortoleto 9. ja 10. oli Isaac Hadjar, kes siis kolmandas sessioonis tegelikult aega ei teinudki. Et tal oli see, et ta niikuinii oli määratud siit rivi tagant alustama, eks ole. Seega ta lihtsalt kasutas seda võimalust, et oma tiimikaaslast aidata. Ent Lindblad tegelikult oli kusjuures üllatavalt hea, et tema siis oli Antonellis kõigest 0,7 sekundit aeglasem ja jäi näiteks Norrisele 3. kohal kõigest 0,3 sekundit alla. Et sellel Racing Bullsil oli tegelikult päris hea kiirus, võib öelda. Ehk siis stardijärjekord peale neid igasuguseid penateid oli järgnev. Antonelli esimene, Verstappen teine, seejärel Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri, Lindblad, Bortoleto, Lawson ja siis oli Gasly 10. Seejärel Colapinto, Hülkenberg, Norris 13. Beerman 14. Albon, Ocon, Bottas, Perez, Sainz, Stroll, Hadjar ja Alonso viimased kohad. Lisaks Vormel 1 sarjale sõitsid ka Vormel 2 ja Vormel 3 autod seal Belgias. Seega teeme nende nädalavahetustest väikse ülevaate, alustades Vormel 3-ga. Sealt oli vahepeal selline uudis ka, et seoses hooaja viimase etapiga Madridi tänava ringrajal, mis siis selle aasta septembris korraldab Hispaania Grand Prix. Nimelt, kuna siis Bahreinis jäi etapp ära, siis toimub nüüd Madridis 2 põhisõitu. Ehk kui tavaliselt on sedasi, et reedel on 1 vabatrening, 1 kvalifikatsioon, laupäeval sprindisõit ja pühapäeval põhisõit. Siis Madridis on hoopis sedasi, et reedel on ikkagi vabatrening ja siis 2 kvalifikatsiooni, et esimene määrab järjekorra selleks sprindisõiduks ja esimeseks põhisõiduks ning siis teine kvalifikatsioon määrab järjekorra teiseks põhisõiduks. Ja siis laupäeval ongi sprindisõit ja esimene põhisõit ning pühapäeval tuleb teine põhisõit. Et selline huvitav muudatus tehti. Aga tagasi rajale. Kvalifikatsioonis oli natukene kaost, ütleme nii. Nimelt siis nagu eelmisel aastalgi tegelikult sõitjad olid mingil põhjusel nagu hästi tihedalt koos, et nagu justkui oli jah täiesti paraad seal nii-öelda.
või nagu üritasid võidu sõita, ma ei tea, aga siis igatahes, kui need 30 autot nagu kõik nii tihedalt koos on, siis see viis lõpuks ka ühe avariini, mille tulemusena siis pidid päris mitu sõitjat kvalifikatsiooni pooleli jätma ning punane lipp pandi välja, kui oli alles 9 minutit. Kuna seda koristamist oli nagu nii palju ja siis see vihma tuli minu meelest peale ka, siis otsustati kvalifikatsiooni mitte jätkata, mis tähendas seda, et Freddie Slater oli taas kord kvalifikatsiooni võitja, nagu eelmisel etapilgi. Tema tiitlirivaalid siis Ugo Chukwu saavutas 9. koha ja Theophile Nael 10. koha. Pärast seda kaootilist kvalifikatsiooni anti ka päris palju karistusi. Nimelt siis 11 sõitjat 30 said karistada. Need olid siis nagu näiteks avarii põhjustamise eest, liiga aegselt sõitmise eest, justkui nagu järjekorras ette tükimise eest, nagu olles rajab maas, ning ka siksakitamise eest. Sealhulgas siis said karistada ka Ugo Chukwu 3 kohta ja Theophile Nael 5 kohta. Need karistused siis kanti nii sprindi kui ka põhisõidu stardi järjekorda. Ehk siis ja kõikide nende penaltite tulemusena sprindisõidus siis Brando Badoer, kes pidi esialgselt alustama 5. alustas nüüd tegelikult 1. Aga siis tegelikult sõidu ikkagi võitis Jin Nakamura, kes ilma penaltita oleks 1. alustanud. Tema siis on Jaapani sõitja, kes on seotud ka Toyota sõitjate arendusprogrammiga nii-öelda. Aga siis ja see on siis tema esimene võit, ent tagapool oli üsna palju draamat, võib öelda. Ehk siis esimesel ringil põrkasid kokku tiitlirivaalid Ugo Chukwu ja Freddie Slater, mille tulemusena siis Slater oli sunnitud sõidust katkestama, olles seinas, ning samal ajal Ugo Chukwu lõpetas teistes ringiga maas viimasel kohal. Theophile Nael sõitis end 8. 6. Põhisõidus oli eespool võitlemist, ent aga lõpuks osutus siis võitjaks Ernesto Rivera. See on siis tema minu teada teine etapivõit vormel 2 sarjas. Esimene tuli Austrias sprindisõidus, teisena lõpetas Hiyu Yamakoshi ning 3. Freddie Slater, kes siis selle kvalifikatsiooni võitis. Tagapool oli Ugo Chukwul ja Naelil sõit, mis jättis soovida, ütleme nii. Ehk siis, mis juhtus, oli see, et Theophile Naeli esitiib sai avaringil kaistada ning vahepeal lükkas ka sellega need tagasi boksi sõites Ugo Chukwu rajab maha, mis tõttu siis ta läks üle kruusavälja, aga noh, minu teada Ugo Chukwu ikkagi selle eest kohti ei kaotanud või midagi sellist. Et ta püsis ikkagi mängus ja oli 10. kohal, samal ajal siis Nael pidi boksi tulema, et esitiiba vahetada ja minu meelest äkki vahetati rehve ka, et tal võis olla lõhkenud rehv või midagi sellist. Igatahes Naelil ebasootne olukord ja Ugo Chukwul läks asi samuti päris raskeks, et mingil põhjusel nagu sõidu teisel poolel ta kiirus lihtsalt järsult langes, et see võiski olla vabalt see rehvide säästmise mäng, eks ole, et noh, rehvid lihtsalt ei olnud tal heas olukorras. Ehk siis Ugo Chukwu lõpetaski 21. alles ja Theophile Nael, kes siis esimese ringi boksis käis, lõpetas 16. Kõik see siis tähendab seda, et pärast seda spa raundi vormel 3 sarjas Ugo Chukwu on endiselt sarja liider, aga ta ei teeninud nädalavahetuse jooksul ühtegi punkti. Tal on siis 104 punkti ning temast kõigest 1 punkt tagapool on Freddie Slater ning natukene kaugemal 39 punkti taga on Theophile Nael. Aga minu teada siis 39 ongi see, kui palju on võimalik ühe vormel 3 nädalavahetuse jooksul maksimaalselt teenida. Vormel 2 sarjas kvalifikatsioonis jällegi osutus võitjaks Rafael Camara
juba 4. kord sel aastal, millal ta on kvalifikatsiooni võitnud. Teisena lõpetas Tai sõitja Tasanapol Interpuvasak. Tema taga siis Aleksandr 3., Nikola Tšolov 4., Gabriel Minil ei läinud üldse hästi, tema oli alles 16., mis tähendas seda, et ta pidi nii sprindisõitu kui ka põhisõitu alustama sealt tagantpoolt. Sprindisõidus siis esirealt alustasid selle pööratud esikümnega Sebastian Montoya esikohad ja Martínez Tenchon teised kohad. Neist aga siis suutis mõlemast mööda Joshua Türksen, kes siis saavutas oma hooaja teise etapivõidu. Esimene tuli siis, kui ma õigesti mäletan, Austraalia sprindisõidul. Tagapool siis Nikola Tšolov tuli üle finišijoone 4., siis Aleksandr 5., Rafael Camara 6., Montoya siis, kes esikohalt alustas, tal oli raskusi sõidu teise poole ning kukkuski lõpuks 9., samal ajal siis Gabriel Mini oli üldse sunnitud katkestama. Põhisõit osutus päris põnevaks, võib öelda. Nimelt siis natukene konteksti. Vormel 2 sarjas on 200 erinevat slicki rehvikomplekti mida siis saab ühe nädalavahetuse jooksul kasutada. Selle nädalavahetuse puhul oli super pehmed rehvid ja keskmised rehvid ning põhisõidus peab tegema ühe boksipeatuse, et nagu kasutaks neid mõlemaid rehvikomplekte. Ja kusjuures seda esimest boksipeatust ei tohi teha enne 6. ringi lõppu. Selles mõttes, et tegelikult võib, aga lihtsalt see ei lähe sinu selle kohustusliku boksipeatuseni arvesse ehk ütleme näiteks tuledki esimese ringi lõpus boksi, siis see tähendab, et sa pead midagi ikkagi uuesti oma boksipeatuse tegema. Ning nüüd miks ma seda mainin, on see, et paljud need tiitli nimel võitlejad alustasid superpehmetel rehvidel, aga siis need hakkasid järsku hästi palju kuruma ütleme, et seal kõigest pärast mõnda ringi ja siis nad kolinal kukkusidki sõitjate rivist tagapoole ning jah, kohe pärast 6. ringi hakkasidki kõik need superpehme rehvimehed boksi tulema, aga enamused, kus siis sõitsidki keskmise kõvadusega rehvidel. Siis oli aga üks teine olukord, mis pööras sõidu peale ümber pandi välja punane lipp. See tähendas seda, et eelis oli nüüd tegelikult neil, kes alustasid super pehmete rehvidega. Põhjus on siis selles, et see oli nagu seal alles 9. ringi jooksul, sõidu jooksul oli vist 25 ringi. Ehk siis see toob kõik nagu taaskord kokku, eks ole, kus siis selle sõitjate rivi esiotsas oli tollel hetkel Joshua Türksen, kes selle sprindisõidu võitis. Aga kindlasti on nüüd liiga vara, et panna need superpehmed rehvid alla. Seega tegelikult need keskmise kõvadusega rehvidel alustanud sõitjad ei saanud nagu sellega tasuta boksipeatust vaid olidki nagu sunnitud selle olukorraga leppima ja maksimeerima seda, mida nad teha said Aga siis suurim selle olukorra võitja oli see mees, kes alustas viimased kohad, kelleks oli Noel Leon. Tema siis, ma saan aru, et tuli üsna vara boksi, et nagu pärast esimest ringi või midagi sellist, vahetas omal mingi rehvid ära aga siis kohe, kui see avarii toimus, mille tulemusena hiljem punane lipp välja pandi, tuli ta nagu kohe boksi, et nagu niipea, kui see turvaauto rajale tuli. Mistõttu siis saigi ta oma kohustusliku boksipeatuse ära teha. Ja siis sellega oligi ta nendest teistest meestest, kes olid boksipeatuse teinud, ette saanud ning samal ajal tema ees olid need kutid, kes endiselt pidid peatust tegema, seega virtuaalselt oli see mees, kes viimaselt alustas sõidu liider. Üks asi, mida ma enne unustasin mainida, oli see, et
esimesel ringil oli vahepeal kokkupõrkeid olnud, sealhulgas oli ka selles osa võtnud Gabriel Mini, kes siis oma tegevuste eest sai 5 sekundit karistada, aga ma saan aru, et ta kandis selle millalgi boksis ära. aga igatahes siis tehti sõidule restart nii-öelda ja vahepeal tuli ka kusjuures siis see ajapiir peale nii-öelda, et vormel ühes on ka sedasi, et nagu sõit tohib nagu maksimaalselt teatud aja kesta nii-öelda ja siis tuligi see ajapiir peale, mis tähendab seda, et nagu ei sõidetud nagu seda kõike 25 ringi, vaid sõideti kuni see aeg nii-öelda otsa sai. ja siis sõideti ning turvaauto tuli vahepeal välja, kui oli selline 15 minutit veel sõita, mille siis haarasidki võimaluse need, kes olid veel keskmistel rehvidel ja polnud boksis käinud, said oma superpehmed rehvid alla panna lõpuks. Sellega siis kukkusid sõitjate rivi tagaossa ning lisaks nad pidid sõitma nende kiiresti kuluvate rehvidega kauem, kui nad oleksid tahtnud. Seega see oli nagu jah, ebaoptimaalne strateegia nende jaoks. Ja siis need mehed ei lõpetanudki punktides minu teada siis. Aga lõpuks siis osutus sõidu võitjaks Rafael Camara, kes siis suutis Leonist mööda sõita nagu üsna kiiresti. Teise koha saavutas siis see Tai sõitja Tasanapol Interpuvosak, kes teisena alustaski, tema esimene poodium vormel 2 sarjas. Kolmanda koha saavutas Nikola Tsolov. Alex Dunn tegelikult lõpetas esialgu teisena, aga siis ta oli saanud 5 sekundit karistada rajapiiride ületamise eest. Seega tema oli 4. Gabriel Mini suutis end kuidagi sõita 5., mis seega päris hea tagasitulek nii-öelda. Aga kindlasti oli see ka, et ei võtnud seda valet strateegiat nii-öelda. Noel Leon, kes siis me rääkisime, et tema oli see olukorra suurim võitja, et oli korraks virtuaalne liider nii-öelda. Et siis ta nagu kaotaski mõned kohad nii-öelda ja lõpetas lõpuks 4., aga siis ta sai 5 sekundit karistada, mistõttu kukkus ta 7., aga siis hiljem peale sõitu sai omakorda disklahvi. Ja see oli üks veider olukord, ma saan aru. Nimelt siis mingi tiimi külalisel justkui oli kõrvaklapid, millel oli mikrofon juures. Ja see ongi nagu kogu see põhjus nii-öelda. Et see siis oli nii-öelda reeglite vastane ja siis Noel Leon üldse diskvalifitseeriti sellest sõidust. Seega isegi kui ta oleks selle sõidu võitnud, siis oleks ikkagi luhta läinud. Vot selline huvitav olukord. Aga seis siis sõitjate arvustuses pärast seda etappi. Nikola Tsolov on endiselt meistrivõistluste liider, tal on 161 punkti. Teise kohal 27 punkti taga on Gabriel Mini, 36 punkti taga põhisõiduvõitja Rafael Camara ning 4. on Alex Dunn endiselt 53 punkti taga meistrivõistluste liidrist. Läheme nüüd siis vormel 1 sõidu juurde. Rehvi valikutest nii palju siis enamasti alustati keskmise kõvadusega rehvidel. Mõned erandid ikkagi olid. Nendeks olid siis Lando Norris, Isaac Hadjar, Sergio Perez ja Aston Martini mehed, kes alustasid kõvadel rehvidel ning siis lisaks alustasid Valtteri Bottas ja Carlos Sainz pehme rehviseguga. 1 tuli, 2 tuld, 3 tuld, 4 tuld, 5 tuld ja sedasi see start anti. Antonelli suutis esimeses kurvis oma kohta kaitsta, aga siis peale seda Max Verstappen sai päris hästi minema, et ta kasutaski rohkem seda elektrienergiat ja sedasi sai Antonellist mööda, minnes legendaarsesse Yao Rouge ja Radioni kurvikompleksi, aga siis sellel Kemmeli sirgel peale seda võttis Antonelli koha tagasi, sest Verstappen oli kogu oma selle elektrienergia ära kulutanud.
Koha napsas ka Charles Leclerc, kes möödus Verstappenist teise koha nimel. Tagapool läks asi päris dramaatiliseks, sest põrkasid kokku George Russell ja Lewis Hamilton peale seda Kemmeli sirget 5. kurvis. Selle tulemusena siis Russell lõpetas kruusas ja sinna pidigi oma sõidu jätma ning kutsuti välja turvaauto. Ehk mis seal siis juhtus, oli see, et Hamiltoni autol justkui nagu tundus, see Russell hakkaski välisküljelt tulema nii-öelda, ehk Hamilton oli siseküljel, ja siis nagu Hamiltoni autol justkui see haaduvus jäi vähemaks või midagi, et oli näha, et nagu see ei tahtnud väga keerata see auto, aga samas siis järsku läks ülejuhitavaks, mistõttu sõitiski justkui Russelli külge natukene ja siis, kui need rattad kokku põrkasid, siis Russell läks spinni ning oli sunnitud katkestama. Ehk siis selle intsidendi tulemusena anti Hamiltonile 5-sekundiline karistus. Võib seda küll väita, et Hamiltonil oligi nagu selles mõttes vähem haaduvust, et ta sõitiski mõne auto selja taga, mistõttu siis see aerodünaamika on vähem efektiivne nii-öelda ning seda mõned võisid seda pidada ka nagu selliseks natukene liiga karmiks karistuseks, et nagu võis olla lihtsalt selline võistlusintsident nii-öelda, et lihtsalt juhtub nii-öelda. Aga samas, ma ei tea, mulle ikkagi tundus, et see süü oli nagu rohkem natukene Hamiltoni peal nii-öelda. Seega ma arvan, et selline 5-sekundiline karistus on õigustatud, eriti arvestades seda, et selle tulemusena George Russelli sõit lõppes. Tagapool oli ka natukene juhtumeid Haasi poolel. Nimelt siis Oconil sõideti esimeses kurvis hästi kergelt siis Sainzi poolt nii-öelda, et nagu Oconi auto ise ei saanud kahjustada, aga siis Sainzi esitiib sai kergelt kahjustada esimeses kurvis. Aga siis hiljem ringi jooksul põrkasid kokku korraks Ocon ja Olli Beermann. Selle tulemusena siis Oconil lõhkes rehv ning seetõttu käis ka korraks kruusa pealt läbi, aga õnneks seina ei pannud. Aga huvitav kombe siis oli ka Olli Beermannil lõhkenud rehv. Ent see, et kuidas nad üldse võitlema said, oli see, et kui see siis Beermannil jäi käik vahepeal 4. kinni, mistõttu siis mõned autosid möödusid temast ja siis lõpuks oli ka Oconi kord ja siis külgapidi sõites nad rattad põrkusid hästi kergelt kokku, aga see oli piisav, et mõlemal rehv lõhkeks nii-öelda ja siis oleks sunnitud boksi tulema. Õnneks oli siis turvauto ka, eks ole, et ei kaota nii palju aega ja siis saadki kohe sõitjate rivi tagasi tulla nii-öelda. Aga siis lisaks käisid boksis ka Cadillaci mehed ja Isaac Hadjar. Hadjar, kus siis käis boksis 2 korda, mis oli tegelikult väga kaval strateegia. Nimelt siis vorm 1 samuti peab kasutama vähemalt 2 rehvikomplekti nii-öelda, nagu kuivalma rehvikomplekti. Ja siis Hadjar nagu käiski esimest korda boksis, et panna näiteks need keskmise kõvadusega rehvid alla ja siis järgmisel ringil tuli uuesti boksi, et panna uued kõva seguga rehvid alla, et oleks tal võimalus sõidu lõpuni nendega sõita, et seda nagu peeti täiesti võimalikuks. Ja siis nagu samas ta ei kaotanud ka palju aega sellega, et lihtsalt läkski sinna sõitjate rivi lõppu, aga sealt ta tegelikult tuligi algul ka, et nagu tal polnud midagi kaotada, aga lihtsalt see nii-öelda avas tema jaoks võimalusi, eks ole. Aga peale esimest ringi oli esikümme järgnev. Antonelli endiselt juhtis, Leclerc oli 2 kohta teeninud, tema oli nüüd teine, Verstappen oli 3. Piastri tõusis 4. tänu sellele, mis siis eespool toimus. Hamilton oli 5. Lawson tegi hea stardi ja ta tõusis 6. Limplad oli 7. ehk Racing Bullsidel oli 6.-7. koht. Colapinto
samuti teenis kõvasti kohti, tema oli nüüd 8., Bortoleto oli 9. ja Lando Norris 10. Vot nii, aga siis turvaauto tuli tagasi boksi ning kihutamine hakkas taas pihta. Leclerc siis langes natukene tahapoole, et temast suutis siis mööduda Max Verstappen ning kui seda üritas ka teha Oscar Piastri, siis oli nende kahe vahel kontakti. Mingid tükikesed tulid nagu nii-öelda raja peale selle tulemusena, aga siis mõlemad jätkasid sõitu. Ma saan aru, et Piastri auto tegelikult oligi selle intsidendi tulemusena karistatud ning pidi sedasi ülejäänud sõidu sõitma, mis siis kompromisseeris tema tempot nii-öelda. Nüüd selle intsidendi osas otsustati, et seda asja lähemalt ei uurita, et karistusi ei anta. Nüüd, mis on nagu ka selline minu silmis nii-öelda, see on natukene küsitav otsus, et nagu ma ei ole sellega päris nõus, kui aus olla, sest nagu Piastri tegelikult nagu ei jäänud enam seda ruumi alles, et nagu muidu oleks ta sinna kurvi siseneda säärekivi peale läinud, mis oleks vähendanud tema justkui nagu seda sooritusvõimet pidurdamisel või midagi sellist. Aga samas ma mõtlen, et kas see, et karistust ei antud, oli seepärast, et nagu sellel ei olnud nagu mingeid karmi tagajärge või midagi sellist. Piastri ütles, et see oleks võinud olla päris suur avarii nii-öelda, aga kas nagu lihtsalt seepärast, et seda suurt avariid ei toonud, ei antudki karistust või? Et see on nagu üks küsimus, mis mul jäi nii-öelda. Aga igatahes siis paar ringi hiljem napsas Hamilton 4. koha Piastrit ära nii-öelda ja siis Leclerc saigi nii-öelda rahulikult 3. kohal sõita. Või tegelikult mitte nii rahulikult, sest tiimikaaslane oli kohe taga nii-öelda. Aga siis natukene tagapool siis Lando Norris tegi oma tagasitulekut nii-öelda. Suutis end vahepeal 6. võidelda. Ent siis natukene enne sõidu keskpunkti hakkasid pihta liidrite boksipeatused. Algu tuli boksi Max Verstappen. Peale seda siis kohe tuli virtuaalne turvaauto rajale, sest mingid tükikesed olid raja peal. Ma ei tea, kas võib sellega seotud olla, aga üsna samal ajal siis Sergio Perez oli sunnitud sõidust katkestama, sest ta väitis, et tal oli vedustus katki. Tema oli siis sõidu teine katkestaja ning ma arvan, et umbes 10 ringi hiljem katkestas ka Lance Stroll, et jällegi Aston Martini jaoks katkestamine. Aga igatahes tagasi siis sinna suurde pilti. Selle virtuaalse turvaauto lõpus tuli boksi ka siis Andrea Kimi Antonelli, kes suutis oma positsiooni säilitada Verstappeni ees. Aga kohe üsna varsti peale seda tuli teine virtuaalne turvaauto ja siis põhiseks oli jällegi mingid tükikesed või midagi sellist. Minu meelest seda on nagu pildis väga näidatud, et kus see tuli. Aga see oli igatahes mõne esiotsa mehe jaoks väga hea uudis, eriti Ferrari jaoks. See tähendas seda, et Charles Leclerc sai boksi tulla ning samuti sai ka tulla Hamilton, tema tiimikaaslane, et Ferrari siis nii-öelda inglise keeles öeldes double stack'is, et Hamilton käis boksis nii-öelda, kandis oma 5-sekundise karistuse ära ja siis väljudes läks paraku ühe mehaaniku pihta, midagi sellist. Et temaga oli kõik korras õnneks, et tal oli okei. Ning Hamilton sattus seetõttu uurimise alla, aga siis sellest mingit ajatrahvi ei antud. Aga siis lisaks Hamiltonile tuli boksi ka Oscar Piastri, kes siis sai Hamiltonist ette, kuna ta kandis karistust. Ent Leclerc'il läks seevastu paremini.
tema suutis Antonellist eespool valida, mis tähendas seda, et ta oli sõidu virtuaalne liider, sest tegelikult nagu nii-öelda füüsiline liider oli Lando Norris, kes ei olnud oma boksipeatust veel teinud ning üldse alustaski kõvema seguga rehviga. Seejärel tulid siis Leclerc, Antonelli, Verstappen, Piastri, Hamilton, Hadjar oli 7. Tema siis samuti käis boksis minu teada. Ning siis Gabriel Bortoleto oli üks võitjatest selle virtuaalse turvaauto all. Tema siis suutis vahepeal 8. koha võtta, Arvid Limpeled oli 9. ja Pierre Gasly oli 10. kohal. Norris aga siis peagi üsna varsti peale virtuaalse turvaauto lõppu kaotas oma esikoha, ning mis tähendas seda, et Charles Leclerc oli sõiduliider. Ning Norris siis läkski umbes 10 ringi hiljem boksi. Peatus oli paraku üsna aeglane, et oligi 7 sekundit või midagi sellist, kui tavaliselt ideaalis oleks 2, maksimaalselt 3 sekundit. Selle tulemusena Norris siis tuli tagasi rajale 8. ehk Bortoleto taga. Temast sai siis õnneks kiiresti mööda ja siis oma keskmise seguga rehvidega hakkas jälitama Hadjari. Et siis esikoha võitluses oli üsna sarnane olukord sellele, mis juhtus Briti Grand Prix'l, et Leclerc on ees ja siis Antonelli läheneb tagant. Ja siis Antonelli seekord õnneks ei läinud see nii-öelda mingi välja sisekülje kate katki või midagi sellist, et ta ikkagi suutis Leclerc'i kinni püüda ja siis temast mööda sõita. Ehk Antonelli sai sõiduliidriks, kui oli umbes 10 ringi veel sõita. Aga Antonelli ei saanud nagu Leclerc'i eest veel ära põgeneda, et tal oli oluline see, et vahe kasvaks 1-sekundiliseks vähemalt, sest siis Leclerc ei saaks enam kasutada seda nõnda nimetatud möödasõidurežiimi ehk inglise keeles overtake mode'i, aga see Leclerc jah, püsis nagu hästi tublisti kannul nii-öelda, aga siis Antonelli ikkagi üsna sõidu lõpupoole raputas ta maha ning võttiski oma 6. etapivõidu 2 sekundit Charles Leclerc'ist eespool. Leclerc tegelikult ma ütleks, et tegi üllatavalt hea sõidu. Et jah, jällegi oli natukene õnne vaja, nagu Suurbritanniaski, aga see, et ta nagu suutis Antonelliga nii kõvasti võidelda, oli minu jaoks väga meeldiv üllatus, et arvestades nende kiirust näiteks kvalifikatsioonis või midagi. Jah, et kahju, et ei võitnud, sest eelmises saates ma ennustasin, et Leclerc võtab oma teise järjestikuse etapivõidu just siin Belgias nüüd. Aga mis seal ikka. Teine koht on ikkagi päris tugev tulemus ning parem kui oleks võinud oodata. Max Verstappen tuli üle finišijoone 3. 11 sekundit taga Antonellist. See on siis tema hooaja 3. poodiumifiniš. Ning selline täitsa okei sõit, ma ütleks, et suutis isegi natukene Antonelliga seal võidelda, kuigi jäi natukene maha. Et selline täitsa okei sõit. Lewis Hamilton tuli üle finišijoone 4. Tema suutis Piastrist mööduda. Ning Hamiltoni jaoks nagu see 4. koht on nagu selline selline okei nii-öelda, aga nagu vaadates, mis tema sõidus nii-öelda juhtus, see, et Russelliga kokkupõrge näiteks ja siis see pluss see karistus ja siis boksipeatuse olukord nii-öelda ja siis vahepeal ta kurtiski ka, et nagu miks te mulle esitiiva seda nurka ei muutnud nii-öelda, et see raskus oli tal ka vahepeal, aga nagu ta ikkagi tuli sellest kõigest üle, et lõpuks ikkagi 4. koha saavutada, mis on selline okei tulemus. Oscar Piastri tuli siis üle finišijoone 5. Ka nagu selline, ma ei teagi,
kuidas öelda siis, et McLaren ei ole nagu kindlasti seal, kus nad praegu tahaksid olla nii-öelda, aga noh, punktid on punktid nii-öelda. Kuuendana tuli üle finišijoone Isaac Hadjar, Norris siis ikkagi teda kinni ei püüdnud. Väga tugev sõit, põhimõtteliselt 21. kohalt 6. ja, ja tegelikult tegigi väga kõva sõitu nii-öelda, kui ta pidigi sealt nii-öelda pärast turvaautot sealt tagant sõitma hakkama, siis ta suutiski väga ilusti neid möödasõite teha ning lõpuks ikkagi tugev punktisaak. Lando Norrisel 7. koht. Kindlasti jääb kipitama, et nagu mis oleks võinud olla nii-öelda. Et noh, see kiirus ta tegelikult nädalavahetuse jooksul oli, aga nagu lihtsalt 7. koht ei ole nagu see, mis oleks nagu selle potentsiaal nii-öelda, et noh, kindlasti oleks tahtnud rohkem saada. 8. kohal oli ülejäänud maailma parim mees. Selleks oli Gabriel Bortoleto. Jällegi väga tugev punktisaak Audi tiimi jaoks, 4 punkti. Ja siis kõigest sekund tagapool oli Arvid Lindblad, kes siis nad teda päris kinni ei suutnud püüda. Et aga jah, Bortoleto tegi hea sõidu ning noh, natukene vedas ka selle virtuaalse turvaautoga ka, eks ole. Aga jah, Lindbladil ikka hea 9. koht ka. 10. koha nimel oli rohkem võitlust, et oligi 4 meest seal mängus. Ent nüüd siin tulebki see võidusõidu kuldreegel. Kui 2 meest võitlevad, siis võidab 3. Franco Colapinto rakendas seda suurepäraselt. Nimelt siis, kui Pierre Gasly ja Liam Lawson vahepeal selle koha nimel võitsid, siis Colapinto lihtsalt tuli nende tagant selle väiksema õhutakistusega, eks ole, nagu sõites tagant. Siis oli tal rohkem hoogu ja siis selle pika sirge lõpuks saigi mõlemast mehest mööda. Tegi sellise ilusa topelt möödasõidu, et saavutada 10. koht. Super möödasõit oli ja seda oli nagu päris lahe vaadata selles otsepildis. See aga siis tähendab seda, et punktidest jäid ilma Pierre Gasly 11. kohal, Liam Lawson 12. kohal, minu teada siis sai sellega nüüd tema selline väike punktiseeria läbi, ning 13. Nico Hülkenberg. No 13. ei tundu nagu üldse nii tugev tulemus, aga nagu ikkagi umbes 2 sekundi kaugusel punktidest. Ning noh, Hülkenberg rääkiski pärast ka, et nagu seda kiirussirget nagu nii väga ei olnud, et saaks nagu mingi koha nimel võidelda või midagi sellist. Et noh, ütles ka, et see kiirus, mis neil on ikkagi selline julgustav nii-öelda. Natukene rohkem tagapool siis Oli Beerman saavutas lõpuks 14. koha. Siis tulid Williamsi mehed, Alex Albon 15. ja Carlos Sainz 16. Sainzil siis jah, vahetati vahepeal esitiiba ära, kuigi noh, Sainz pärast ütles, et no kutid, te tegelikult ei pidanud seda esitiiba vahetama. Et jah, noh, Williams ka samuti ei ole nagu sellises kohas, kus nad praegu olla tahaksid. Noh, neil on, no jah, nagu selleks Aserbaidžaani GP-ks on plaanitud mingid suuremad uuendused, aga jällegi tekib küsimus, et kui palju need tegelikult aitavad, pluss siis see, et teised tiimid arendavad ka oma autosid, eks ole. Et noh, Williamsil pole just nagu kõige parem olukord praegu. Ocon tuli üle finišijoone 17. Tema jaoks väga keeruline nädalavahetus, et autol lihtsalt sirgete kiirust ei olnud, et kaotaski sellega, ütleme, pool sekundit ringi jooksul oma tiimikaaslasele, pluss siis see esimese ringi olukord. Aga noh, ikkagi siis vähemalt tuli üle finišijoone, ütleme nii. 18. lõpetas ühe ringi maas Valtteri Bottas ja 19. 2 ringi maas oli Fernando Alonso, kes siis peale sõitu lasi kumme vilistada natukene. Pole kindel, millest see tuli, kas see tuli nagu frustratsioonist või sellest, et see on nagu selle
mitte just kõige parem autoga viimane sõit, et Ungariks võib-olla tuleb uus auto, eks ole, nagu see uuendatud versioon selles mõttes. Vot nii, ja siis oligi 3 katkestajat, Lance Stroll, Sergio Perez ja George Russell. Ehk siis käime korraks tulemused uuesti üle. Antonelli võitis, Leclerc teine, Verstappen 3, seejärel Hamilton, Piastri, Hadjar, Norris, Portoletto, Lindblad ja Colapinto 10. kohal. Seejärel Gasly, Lawson, Hülkenberg, Beermann, Albon, Sainz, Ocon, Bottas ning siis 19. kohal Alonso. Sõidus oli 3 katkestajat, Lance Stroll, Sergio Perez ja George Russell, kellel oli esimese ringi kokkupõrge. See siis tähendas ka seda, et sõitjate arvestuses tõusis Hamilton taaskord George Russellist ette ning Antonelli endiselt juhib sõitjate arvestust, tema on nüüd 45 punkti Hamiltonist ees ja täpselt 50 punkti Russellist ees. Ja siis teine koha muutus sõitjate arvestuses oli see, et Franco Colapinto möödus Oli Beermannist, tema on nüüd siis 12. kohal. Aga kus võib võitlus küpsema hakata, on see, et Max Verstappen on kõigest 1 punkti kaugusel Oscar Piastrist, kes on 6. kohal. Nii, ehk nagu Verstappen võib vaikselt nende McLarenitega võitlema hakata. Konstruktorite arvestuses kohamuutsi samuti ei ole, aga Alpine ja Racing Bulls on nüüd punktide osas samal pulgal, mõlemal on 61 punkti. Mercedes juhib siis konstruktorite arvestust endiselt, nemad on siis 73 punkti Ferrarist ees. Nüüd saime Belgias kõik ära vaadatud ja lähme edasi Ungarisse. Teeme siis väikse eelvaate tulevasele Grand Prix'le. Ungari GP on vormel 1 kalendris olnud juba aastast 1986, kus see oligi siis esimene vormel 1 etapp nõndanimetatud raudse eesriide taga ning ongi jah, sellest ajast saati igal aastal vormel 1 kalendris olnud. Ehk see ongi tegelikult selle sõidu 40. aastapäev, võib öelda. Aga see rada ise, seda on kirjeldatud kui seinadeta Monacoks. Mõte on siis selles, et see on nagu Monacoga sarnane, aga lihtsalt erinevus on see, et nagu seinad ei ole kohe nagu raja ääres nii-öelda, et mingid väljasõidualad on olemas. Ent mida siis nagu täpsemalt tähendab, on see, et rada on kurviline, sirgeid on vähe ning kiirus on ka pigem selline hüppis madal. Ehk siis tavaliselt nagu nendele tiibadele ehk esitiivale, tagatiivale pannakse üsna suured nurgad, et auto toodaks kõrgeid aerodünaamilise surve juurde, mis siis suruvad seda autot alla ning ongi jah oluline, et see auto oleks kurvides hea ning mootori tähtsus selles mõttes on nagu kindlasti väiksem kui Belgias. Ja tuntud on ka selle poolest, et seal on päris raske mööda sõita, et see on ka üks paralleel Monacoga, mistõttu siis on kvalifikatsioon päris tähtis. Aga samas on ka nagu stardist esimesse kurvi üsna pikk maa, ehk sinna võib vabalt mingeid möödasõite toimuda või ka bowling, nagu oli aastal 2021, kus siis esimesel ringil oli sunnitud päris mitu sõitjat katkestama. Aga nagu selle raja iseloomu tõttu, et see on selline aeglane, et siis on nagu samas oluline ka see kurvidest välja kiirendamine, mistõttu need tagarehvid tegelikult kuluvad rohkem ka, kui võiks arvata nii-öelda. Ent see Ungari GP on kusjuures ka pakkunud päris paljudele sõitjatele oma karjääri esimesi võite. Nimelt siis 1993 Damon Hill, kes siis 3 aastat hiljem sai ka maailmameistriks ning oli ka vahepeal Schumacheri rivaal. 2003 Fernando Alonso. Ehk jah, Alonso
sai sellel rajal 23 aastat tagasi oma esimese etapivõidu. 2006 Jenson Button, kes siis 3 aastat hiljem samuti sai maailmameistriks. 2008 Heikki Kovalainen, Soome sõitja, kes siis oli ka kusjuures vormel 1 ajaloo 100 etapivõitja. See oli siis paraku tema ainus etapivõit, nagu on seni Esteban Oconil, kes siis 2021 võitis Ungari GP. Ning 24. aastal sai oma esimese võidu Oscar Piastri. See oli aga siis ka natukene selline nii-öelda vastuolulisel viisil, sest Norris lasi Piastri mööda. Ma saan aru, et nagu need tiimikäsud tulid sinna mängu, aga ikkagi see ei muuda seda fakti, et aastal 2024 Ungaris võttis Oscar Piastri oma esimese etapivõidu. Ent mis eelmisel aastal juhtus, oli see, et Charles Leclerc saavutas kvalifikatsioonivõidu. Sõidus aga ei läinud nii hästi ning McLaren sai kaksikvõidu. Norris esimene, Piastri teine. See oli siis kusjuures McLareni 200 etapivõit vormel 1. Ja siis kolmandana lõpetas George Russell. Aga kellele siis pilku pöörata? Nagu ikka, nomineerin 3 nime. Esiteks siis üllatusmees punktides. Ja selleks ma ei tea, kas see oleks just nagu nii väga enam üllatus, sest ma olen nagu teda päris mitu korda pannud, aga Gabriel Bortoleto. Põhiseks on siis see, et Audil tundub olevat päris hea nagu see chassis, et Audi on nagu tugevam nendes kurvides kui sirgetel. Pluss siis see, et nagu neil on praegu üsna palju hoogu, et nagu viimased 2 etappi on punkte teeninud ning Bortoleto tegelikult eelmisel aastal saavutaski just Ungaris oma hooaja parima tulemuse, milleks oli 6. koht selles Sauberi tiimiga, mis selleks aastaks Audiks ümber nimetati. Kes on selline üllatusmees üldiselt? Selleks ma pakun Oscar Piastri, kes siis ongi Ungaris päris tugev olnud. Aastal 2023 sai 5. koha. 24 saavutas siis nagu oma esimese etapivõidu ning eelmisel aastal 2. koha. Et ma arvan, et Piastri võib isegi poodiumi saada või kui väga hästi läheb, siis isegi võidu nimel võidelda. Et ma arvan, et see Piastri võib nagu oma seniseid tulemusi või tähendab viimase aja tulemusi ületada Ungaris. Aga kes siis sõidu võib võita? Ferrari ma selles mõttes välistaks, kuigi tegelikult see Hamilton on sellel rajal väga edukas olnud, et see on üks tema kõige edukamatest ja Leclerc saavutas eelmisel aastal kvalifikatsioonivõidu. Et nüüd, miks ma välistan, on see, et Austrias näiteks Ferraridel oligi raskusi tagarehvide kulumisega ning ma arvan, et see võib nagu Ungaris samuti probleemiks tulla. Et seega ma ei ole nagu Ferrari osas võib-olla kõige kindlam. Seega, ja siis Max Verstappen, tal on olnud häid etappe olnud, tal on halbu etappe olnud Ungaris ning ma ei tea, ma ei ole päris kindel, et ta võitma hakkab nüüd. Seega jäävadki Mercedese mehed üle. Russell siis teenis aastal 2021 oma esimesed punktid Williamsi roolis ning on 2 korda Ungaris poodiumil lõpetanud ka. Antonelli seevastu lõpetas eelmisel aastal Ungaris 10. mis ei ole nagu üldse nii hea tulemus või midagi sellist, eks ole, aga see on 1 2 etapist Euroopas, kus ta üldse eelmisel aastal punkte teenis. Et tal oligi Euroopas nagu üsna palju raskusi. Et see on 1 2, kus ta punkte teenis. Ning lisaks vormel 2 sarjas üle-eelmisel aastal võitis põhisõidu, mis on tema ainus vormel 2 põhisõidu võit. Seega, mina teeksin oma panuse Antonellile, et kuidagi vingerdab sinna ettepoole, et saavutada oma hooaja 7. etapivõit. Ja siis lõpetuseks ajakava.
selleks etapiks. See on kusjuures juba sellel nädalal ning lisaks sõidavad vorme 2 ja vorme 3 sarjad, aga siis räägime sellest, millal toimuvad vorme 1 sessioonid. Reedel, 24. juulil kell 14.30 on esimene vabateening, kell 18 teine vabateening. Laupäeval, 25. on kell 13.30 kolmas vabateening, kell 17 kvalifikatsioon ning pühapäeval, 26. juulil kell 16.00 hakkab vormel 1 võidusõit pihta. Ja ma arvan, et sellega võime nüüd selle saatega otsad kokku tõmmata. Nagu ikka, suur aitäh, et olete püsinud vormipäeviku lainel ning jah, näemegi siis tõenäoliselt 1 nädala pärast.